Esmaspäeval avalikustab Rahandusministeerium suvise majandusprognoosi. Miks majandusprognoositakse? Mõnevõrra on siin sarnasusi ilma prognoosimisega, kuna loomupäraselt on teadmatus inimese jaoks hirmutav, teadmatus tuleviku ees, siis inimesed tahavad igal juhul eelmisel õhtul järgmise päeva kohta ilma prognoosi kuulda, kuigi see ei tarvitse alati tõele vastata. Kujutage nüüd ette olukorda, kui ilma prognoosija tuleb õhtul Aktuaalsesse kaamerasse ja ütleb, et tal ei ole õrna aimugi, milline ilm homme tuleb. Samamoodi on natukene ka majandusprognoosiga, et majandusagendid siis tehnilises keeles ehk siis tarbijad, investorid, kaasa arvatud valitsus tahavad ikkagi teada, et mis suunas need majandusolud arenevad ja vastavalt sellele nad siis üldiselt ka kohandavad oma käitumist. Prognoosijaid on erinevaid, kes Eesti majandus prognoosivad, aga Rahandusministeeriumi prognoos on selles mõttes kõige tähtsam, et selle põhjal koostatakse siis järgmiste aastate riigieelarve tulude ja kulude prognoosid. Aga neid prognooseid on ka teisi, siin kohalikud kommertspangad, tõsisemalt prognoosib loomulikult Eesti Pank, aga prognoosivad ka rahvusvahelised organisatsioonid nagu OECD, Rahvusvaheline Valuutafond ja Euroopa Komisjon. Ja neid prognoose tehakse sõltuvalt siis, kes Rahandusministeerium teeb 2 korda aastas, samamoodi tegelikult Euroopa Komisjon. Täpselt peab majandusprognoos harva paika väga erinevatel põhjustel, aga see ei olegi võib-olla kõige olulisem. Miks ta ei pea paika, ega ilma prognoos ka harva peab täpselt paika, aga umbes on ikkagi teada, et kas temperatuur tõuseb või langeb, kas pigem sajab või pigem on kuiv. Ta ei pea paika sellepärast juba, et tulevik, ütleme täna, ei olegi tänase päeva seisuga järgmise aasta või järgmise 5 aastase osas ei ole üheselt ette määratud. Nii et ta ei pea paika mitte ainult sellepärast, et prognoosijad ei oska hästi arvutada, vaid sellepärast, et seosed majanduses on äärmiselt keerulised ja erinevalt mingite loodusnähtuste prognoosimisest, kus osakeste vahelised seosed on püsivad, füüsikaseadused ei muutu ajas, siis ikkagi majanduse käekäigu määrab see, kuidas inimesed tarbijana, investorina, tööandjana, kuidas nad näevad seda oma tulevikku, majanduslikku tulevikku ja kuidas nad siis vastavalt sellele kohandavad oma käitumist. Ja see kõik on nii keeruline, et seda ette määrata 100% kindlusega ei ole